Tere tulemast, vaatame saadet, koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu ees. Tänases saates. Sa olid ka ju suured sellised vedrudega sadulad. Mis arvad teile, kas sa kunagi selle saate ajalas mõne küsimuse päriselt ka ära vastad? Ei ole see ka. Väga kihvt mõte. Väga hea mõte. Unibet, selle saate maksis kinni Unibet. Minu nimi on Kaspar Kikervill ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma! Nagu ikka, meil on saates 2 tiimi. Meie punase tiimi kapten on Sander Eigu! Sanderi kõrval on tema iidol ja absoluutne Eesti korvpallilegend, daamid ja härrad, Martin Mürse! Meie sinine tiim on nagu ikka kapteniga Televiira! Ja teile kõrval on absoluutne jalgpallilegend, daamid ja härrad, Joel Lindpere! No nii, meil on selline legendide ülekaal täna saates, nii et saab olema väga luistakas vahva saade. Karl, ainukene viis seda ägedalt alustada on ühe hea küsimusega. Mis on meie esimene küsimus? Esimene küsimus, ma proovisin natukene kuidagi spordiga seda siduda. No, ma tahan väga näha, mis on sinu arusaam spordist. No, jõudsin naisteni. Kuidas üritati 19. sajandil naisi jalgrattasõidust eemale peletada? Kuidas üritati 19. sajandil naisi jalgrattasõidust eemale peletada, sest see oleks teinud liiga individuaalseks. Liiga palju võime neile kätte. No nii, kumb tiim alustada soovib? Ma arvan, et sadul oli ebamugav. Ma just tahtsin öelda, et minule näiteks ei meeldi rattaga sõita siis, kui sadul on liiga peenike. Väga ebamugav. Igal ühel on valus. Mõnus, selline suur, kus sul on pehme peal istuda. Kas sa kirjutad autoistet praegu kirjeldada? Suur, siuke mugav. Ei, vanadel jalgrattastel olid ka ju suured sellised vedrudega sadulad. Väga hea, siit saame nii mõnegi klipi. Aga ma ei tea, kas see oli ka õige vastus? Ei on absoluutselt mitte. See ei olnud sellega üldse. Nägin, et Martinil tekkis juba mõte. Ja võib-olla see pulk seal vahel, et naised ei saa äkki siis lihtsalt sinna otsa. Et see vist on meeste raamiga ratas siis just, jah? Äkki see tuli välja esimesena, ei tulnud naiste ratast. Ei, naised oleks ikka edasi sõitu, sest see oligi see, et see oli just seda võimalikult teha, et asi oli isegi füüsilises ebamugavuses, sest kui sul on võimalus ikkagi olla individuaalne, kuhugi minna ja niimoodi, siis sa natuke seda ebamugavust suudad kannatada. Aga nad, muidugi see oli kõik ebaedukas, mis nad tegid, aga see oli jah rohkem selline mitte jalgratta disainis, see oli üks kampaania selle ümber. Ja oluline on just see, et see nagu, kuidas nagu naisi eemale peletada milleski. Kas see on midagi seotud, et sa teed ennast kiriku silmis abielu kõlbmatuks või? 19. sajandil oleks see väga popp olnud, aga ei. Sellest mõtlesid õiget pidi, aga ei. Äkki nad pidid hästi pikki sellikuid kandma? Seda nad tegid küll. Nagu raske vändata seal. Ma arvan, nad ütlesid kampaanias, et kui sa sõidad jalgrattaga, et siis sa oled nõid. Sa oled õigel. Sa liigud sinna poole, aga see ei ole see nõid olemine. See on jällegi, see oleks nagu peaaegu kiriku teema, et see ei ole päris see. Tegid keskmisest pulgast nagu luua või? Ei ole, aga selles suhtes teile mõneti nagu liikus õiges suunas. Et see... Siis öeldi naiste kohta midagi solvavat või midagi sükest nagu halba silti. Ma ütlen teile, arstid mässiti ka sellesse sisse. Arstid pidid ka seda... Tekitab lamp jalgsust või mingid seda, mis need ratsud need vaata, kus käid? Vale ots öeldi sulle praegu. Peaga on siis seotud järelikult, kui jalad... Mis peaga võiks juhtuda? Ja see on vale info, mida levitab. Kiilakaks teeb. Vaimuhaiged on need naised, kes rattaga sõidavad. Ei, see on füüsiline asi. Füüsiliseks, jah. Ma ei tea, aga äkki Martini pakkumine on hea, et tegi suguvõimega midagi. Ei, aga mis oli selline asi, et sa pidid ühiskonnas, kuidas on see stereotüüpne asi, et mis naiste puhul kõik meedia, suur tööstus on sellesse, et on küll tegelikult. Ei, ma saan aru. See ei ole lihtsalt moekas lihtsalt. See on meigiga midagi seotud. Peaaegu. Et kui see teeb su näo, et kui sa jalgrattaga sõidad, siis sa lähed inetumaks. See on õige vastus, täpselt. Teeme väikse aplausi kõigepealt sinisele tiimile.
esimene küsimus tulebki raske. Õige vastus on see, et valetati, neil tekib püsiv jalgratta nägu. Et nad lähevad koledaks, et see pingutusest nagu, et sul tulevad kortsud ja kõik näkku ja siis ei tohi. Sest ma mõtlesin just, et vaata tuulest, et siis tänapäeval ju kõik tahaks seda. Facelifti nagu vaata. No nii, no ei ole. Nii, no. Ei ole ju vale info, täiesti vale info. Ei olnud mingit jalgratta nägu siin. Kuule, saad mulle pärast saata garantii teeda. Ma saan selle Sandrist sulle saata pärast. Ta ei sõida ju jalgrattaga. Ma ei sõida, sest muidu mul läheb nägu hinnatu. No väga hea, Karl, aga lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Lähme järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus on mul siis selline, et kuidas sa tead, et beebist saab vampiir? Kuidas sa tead, et beebist saab vampiir? No Martin, kuidas sa mõtleksid, kui vaatab beebit ja sa saad teada, et temast saab vampiir, mille alusel? Mul läheb sellega natuke aega. Ma vajan 5 kohe. Ma arvan, siit tuleb ja meil esimene naljapunkt ära juba, väga hea. See on ka, mille ees punkti saab, nii et öelge naljakaid asju. Oota, me enne ei saanud punkti. No nii, aga Sander, mis sa arvad? no kuna see läbiv teema on olnud ilmselgelt naeruväärselt kõige esimene mõte, siis vampiir hammustas beebit. Ei ole päris ei söö küüslauku, peeglist pole beebit näha. See oleks, aga neid on siiamaani kõik ei olnud näha peeglist. Mina olen suht enesekindel, et ma arvan, Joel teab kindlalt seda vastust. No nii, Joel, mis on õige vastus? Kui tiss veritseb ja beebi läheb sinna kallale, et siis on ju ilmselgelt nagu teada. Võib-olla tõesti ilmselgelt, aga see on kahjuks vale vastus. Aga proovige veel, mis veel pähe tuleb? Mina arvan seda, et kui päike talle peale vastis ja seda kissitas, vaata, et siis sa arvasid, aasta on kindlalt vampiir. Ei. Ma arvan, lähme vihje juurde nüüd. No. See on ikkagi, sa vaatad beebile, ütleme niimoodi, et see on ebatavaline asi, seda juhtub tänapäeval ka beebidega veel. Nad sünnivad hammastega. Õige vastus, sünnivad hammastega beebid, siis on kohe vampiirid. Ma seda tean, et seda vist juhtub. See on meil väike vampiir siin lihtsalt. Päris videviku teema ei ole, aga jah. Torst siis vampiir. Päris Edvardi laadset kuulsust ma ei näe siin tulemas. Sander on nii õnnetu praegu, seda nauditab näha. Miks antakse paljudes loomaaedades flamingodele peegel? Et nad vampiirid poleks. Seda ei veenduda, eks? Ja tuleb hammastega flamingo. Hammastega flamingo tõesti kõlab uudselt. Mõtle, kihvad on sealt noka vahelt välja. Ühe jala. Joel, mis sa arvad? Ma ei tea, aga ma arvan, nad näevad nii ühtemoodi välja, et nad äkki saavad peeglisse vaadata, kas nad näevad erinevad välja kuidagi, et kas saaksin vaadata tõesti peeglisse, et kas ma tõesti olen samasugune nagu teised. Kas ma ikka olen flamingo või ma ei ole? Ma olen isegi seda teinud. Sa vaatad peeglisse ja mõtled, kas oled flamingo või? Iga hommik. Loota ju võib. Flamingot on vist eri värve ka, kui ma ei eksi. Et originaalselt, nad lähevad seda värvi, mida nad söövad. Et nad tegelikult on suht sellised valge läbipaistvad enam-vähem ja siis see roosa värv tuleb krevettidest, mida nad söövad. Mina arvan, et nendel on tegelikult see seotud sellega, et nad peaksid tundma, et neid on palju, vaata. Et siis nendel on kuidagi nagu hea olla. Need on palju ja siis on hea olla. See on õige vastus. Kõige lihtsam õige vastus. Teame aplausid. Aga see on peegli, kes on kõik nagu. See on siis selle pärast, Sander, kas sa soovid pausi või midagi või kuidas ma saan aidata sind? Ma igatsen neid aegu lihtsalt huvitavad küsimused. Ja nad tunneksid, et oleks suurem parv ja siis nad on rahulikumad. Et seda antakse hästi palju peeglid antakse loomaaedades neile. No otsi nüüd Karl, otsi nüüd Sanderile mingi küsimus, mis talle ka meeldib. Ei no mine edasi sellest kaustast kõige ilmselgem vastus maailmas. Palun. No okei. Sander on nii... Ei, ülihea, et ütleb kõige ilmselgem vastus, aga ise vastab esimesena valesti. Miks see õiget vastust ütleb? See on nii igav vastus. Aga mille jaoks mootorsaag algselt leiutati? Et kiiremini saagida. See on ilmselge. See on vale vastus. Martin, mis sa arvad, mille jaoks esialgu mootorsaag leiutati? Mis eesmärgi? Siis ei pea higistama nii palju. Ahaa. Ei.
ei ole sellega seotud. Võib-olla Joel tuleb mingi mõte teile. Joel teab alati kõiki ja neid asju ma tean, mulle meeldib saagida väga. No mille jaoks ta on nagu... Noh, kui hakata... Käib ringi seal. Ma isegi ei leiuta välja seda praegu, aga noh, ma arvan, et... Ta nägi vastust just. Ei, ta nägi vastust ja tema reaktsioon oli issand. Päriselt või? Ei, ma seda vastust ei näinud mitte kuidagi ette. Ma ise ka, kuna ma küsimusi alati ei tea, siis nii mõnigi kord Karl suudab ka mind üllatada. Mille jaoks siis? No. Millal see oli üldse? See oli paarsada aastat tagasi praegu. Aurumootoriga või? Jah, esimesed olid aurukaga lasti. Suured masinad olid ja need ei olnud üldse puudega seotud. Pärast selle kasutamist ma ei ole nii kindel. Ma olen mootorsaagi valen otstarbel kasutanud. Mingi kirurgiline aparaat või? See on kirurgia omamoodi. Mille jaoks? Mis oleks? Ma ei tea, mingi hambaarstiriist ei ole. Vale ots. See oleks vale. Kuradi, see on siis ümberlõikamismasin. 200 aastat tagasi oli... Ei olnud see päris 200 aastat, 200 ei olnud, see oli üle 100 aasta peaks olema küll. Oot, mida sa lõid suure tööstuslikus aega, mis juppes inimesed maha lõikad? Jalgu. Oligi lihtsalt amputeerimiseks? Ei. Meditsiin. Aga praegu peatus, sa oled õigel teel. Ei usu. Nad üldse tegelevad millegi muu. Ei, ma vaatan seda täpselt aastat teile. Ta otsib aastat ja... See oli 1780. Siis sa tead ju. Sa mäletad neid aegu. Ja see oli alguses ta nagu... Ta lõikas seda, see oli eesmärk oli midagi natukene lihvida ka. Ta lihvis, ta nagu tegi trrrr ja siis see nagu võttis sealt juppi. Arba küüsi või? Ei, ja kui ma ütlen selle vastuse, siis te ei ole õnnelikud. Keegi siin ruumis ei ole õnnelik. Ei, ma võtaks ühe vihje veel, see temaatika on tegelikult juba täna läbi käinud. Nii, millega siis on? Sul on inimene. Nii, sul on inimene. Nii, sul on saag. Mul on saag. Aga ma ei amputeeri. Midagi ei tule välja. Meditsiin. Arstidega see on seotud. Ei ole. Täpselt. Ometigi see ei ole sünnitusabi, on ju. Sünnitusabi on õige vastus. See oli selleks, et neid luid sealt maha saada natukene. See mõeldi välja, et saada ja... Mis luid? Vaagna luid ja asju välja. Põhimõtteliselt see oli enne Caesari lõiget. See sama beebi teema. See oli, jah. Te tahtsite ootamatut vastust. Ma ütlesin enne, et keegi siin ruumis ei ole õnnelik, kui ma selle vastuse ütlen. Mulle meeldib, et eelmine küsimus oli flamingodest. Ja nüüd jõudsime sinna, kus on mingi masin, millest tuleb kehaosa ära eemaldada, et saaks sünnit. Beebi lõust vaatab. See oli päris hea. See oli päris hea. Lihtsalt kogu see mõte nagu, et mul on sünnitusega raske tulejõe. See oli ootamatu, see oli uskumatu. Karl, pane edasi. Nad vahepeal panevad need niisama ja neid punkte. Ma panin järgi, neil oli nalja eest ja teil oli vastuse eest. Või tahate, ma võtan teile vastuse? Ei taha. Naerata on lõbusam. Peaaegu. Mis on lihtne nipp, kuidas panna ravimid paremini toimima? See mingi halva maitsega või? Ei ole see. Mingi platseeb. Ma nii loll tunne, aga ma tahaks öelda, et see on üks see korduv küsimus. Mul on ka siuke tunne, et see on olnud. Ja mul on nii piinlik, et ma ei mäleta. Vastus oli see, et... Seda väiksemaks, kallimaks. Mis see õige vastus on? Te olete päris palju pakkunud. Üks õige vastus on läbi käinud juba. Mis sa arvad, Joel? Ei, ma sõitsin siia, selles saates seda ei olnud. No. Seal oli mingi, et me pakkusime ka, et mingi kiri on peal, mis on selle meditsiinilise selle... See on see mingi kõrvaltoimete värk, on ju? Jah, et panid kõrvaltoimete. Too oli tookord vastus, aga see ei ole kõrvaltoimete teema. Nüüd on ikkagi teine küsimus, jah? See oli sarnane. Kõrvaltoimete küsimus oli see, et kui sa tahad, jah, et ta tundub efektiivsem sulle nagu platseebo, et siis sa paned selle kõrvalmõju, et siis sul on, midagi minu kehaga toimub, on ju. Sa paned platseebole halva kõrvalmõju, siis see on see, aga see on päris ravimiga ka praegu. Sa saad teha seda efektiivsemaks. No nii, aga õige vastus, te ütlesite õige vastus ära. Kas teil tuleb meelde, mis õige vastus oli? Ei.
nii armsalt vaikselt. Et sa paned mõru maitse. Ei ole. Ei ole. See oli kallim või? Kallim, jaa. Sa paned ta kallimaks, inimesed tundub, ahah, siis see on päris. Aga ongi. Tõstad nende hinde ja tekib placebo-efekt. Saate punkti. Vot nii. Seis on vahepeal 3-4 ja ma arvan, et läheme kohe edasi. Okei, järgmine siis... Teeme ühe küsimuse veel ja siis teeme midagi lõbusat. Ma tunnen, et praegu meil on nagu... Või teeme kohe. Mul on lõbus, ära muretse. Sa pead minema sinna poole jälle laua alla. Ma võin... Okay. Seda vist tõesti oleks vaja, jah. Nii. Teeme kohe midagi lõbusat. Teeme kohe midagi lõbusat. No sel juhul mul on teile üks helida mäng. Jaa. Helida mäng. Nii. Hurling. Karl, seleta kohe ära, mis mänguga tegu on. Mängud on selline, ma lasen teile erinevaid helisid. Helid on kõik masinad. Ma lasen teile erinevaid masinaid, mis töötavad. Ja teie peate mulle ütlema, mis masinaga on tegu, mis on selle masina otstarve, mis masina heli ma teile lasen. Nii lihtne, ma olen päris mitu korda öelnud masin. Nii et... Kui aru saan, siis masina heli ja te peate ära arvama, mis masinaga tegu. Ja alustame üpriski... mul on Pampelis ka match. Kuule, lõpeta ära. See oli lihtsalt maksuarve. See oli ka, aga see oli teine. Aga ma lasen esimese heli. Ma ei tea, mis see volüüm tuleb. Esimene on üpriski lihtne. Saame aimu, mis toimumas on, eks ole. No nii. Esimene on väga lihtne. Veepump. Natuke palju passi. No, paneme korra veel. Ma panen korra veel. No kus seda heli kuuleb? Ma arvan, et te kõik kuulnud seda heli. Iga hommik. Kohvimasin. Kohvimasin on õige vastus. Väga hea. Nii. Nii, see oli lihtne. See oli soojendus. Nii, lähme nüüd vähe keerulistama masinate juurde. Lähme järgmise masina juurde. Nii, mis masin see on? Paberihunt. Õige vastus! Väga hea teile, tubli. Mille järgmise äärmisti kohe, et paberihunt on. Kui palju sa elus oled paberihunti kasutanud? 0 korda täpselt. See kõlab, see tuli liiga kiiresti. Sul on kogu aeg mingid dokumendid, mida sa silmaskil paberihunt, 20 plehte. 2,5. Pole kunagi kasutanud kohe. See on nagu Sander nende muusikamängudega. Mul on paberihundi peale annet, nagu ma kuulen paberihundi iga kell ära. Väga hea. Läheme edasi järgmine masin. Õmblusmasin, jah. Õmblusmasin on õige vastus. Väga hea. Õmblusmasin on aplausi. Seis on 5-5, meil on pinge õus, meil on viik. Kaari, teeme ühe veel. Teeme ühe veel. Teeme viimase ja vaatame, kuidas te tunnete. Kas tunnete ära? Ma nii palju te võite kohe pakkuda ennem, kui eelmine hooaeg meil oli Robert Rool, kes pakkus ära ilma heli laskmata, mis heliga on tegu. Ja tal oli õigus. See on praegu topelpunktidele lihtsalt. 4 punkti eest on võimalik ette minna. Kas on pigem lihtne või... Oota, kuidas 4? Mitte nii, ütleme, kas ma annan vihje, mis on päris tugev? Anna üks vihje. Kuidas 4 muidu? See oli topelpunktidele lihtsalt sellepärast. Sellepärast, et ta vastas enne, kui... No siis sa tegid küll meile punktidega. Ei, seda küll, see on 2 punkti peale. Sorry, see on 2 punkti peale. See on selline, et... Seda ammu ei ole kasutatud. Jah, generatsiooniline asi on see. Aga meie kõik oleme kasutanud. Siis see aurumasina, keisrilõikemasin. Ei, sina oled kindlasti kasutanud, me kõik siin laval oleme seda kindlasti kasutanud, aga ma arvan, et mitte viimase 10-15 aasta jooksul. Mina olen kasutanud ka. No sa oled imelik ka. Ma kinkisin oma isale selle hiljuti. Nii, aga ma siis lasen seda heli. No. Ma ütlen ette ära, see veega see triikraud, vaata. Ei ole, hea mõte. Nii, lasen nüüd kunagi kasutanud. Nii. Kassetimängija või kuradi, on küll ju see VHS-i fucking see. VHS, kuula heli. Peaaegu. Diktofon. Väga lähedal su esimesele vastusele. Natuke moodsam kui VHS. CD-mängija. Õige vastus on CD-plaadimängija. CD-player. No nii, väga hea. Teeme aplausi sinisele tiimile, tuli ära. Nii, vahepeal on jõudnud seis sinnamaani, et sinine tiim on punktiga ette läinud, seis on 6-5. Nii et lähme juba edasi järgmise küsimuse juurde. Mis arvad teile, kas sa kunagi selle saate ajalas mõne küsimuse päriselt ka ära vastad?
lihtsalt tülli mitte kuskilt. Väga ma põnev. tulen tagasi selle juurde. sul CD-mängi on olnud või? Jaa, muidugi. Peab. mis su esimene CD oli? Peele, mis su esimene CD oli? Ma õppisin esimene lauluvõistlus, kus ma osa võtsin peale seda, kui ma olin tegelikult sportlane olnud, siis mul oli see UFO CD-mäng ja teate, siuke väike, pisikene, junnikene. Ja mul oli enda kõrvetatud Aretha Franklini looga, mida ma kuulsin hommikust õhtuni. Ja siis ma võitsin selle sama looga selle võistluse ära. Vabariikliku. Ja siis ma arvasin, ma olen laulja. Aga ei olnud. Ja Sander, mis ehk sinu siis ise kõrvetatud siuke. Mina sain ema käest jõuludeks CD Maki ja Savage Gardeni. Savage Gardeni Affirmation plaadi. Väga hea. Martin, kas sa mäletad, mis sinu esimene CD-plaat oli? ei, ma olen vanem, ma alustasin sealt nende kassettidest ikka. Aga mis on su esimene kassett, mis sul on ehedalt meeles? Rootsis sain palga kätte, läksin kohe poodi, ostsin 139 Rootsi krooni eest. Sain selle kasseti siia. Kas sul on alles ka seal veel või? Ei ole alles. Aga mingi makk mul garaažis on, mis on veel kassettidega, tuubelmakk. Joel, mis on sinule esimene mälestus, kas mingi CD või kassetiga? Mul olid mõned CD-d, aga oleks ma sind teadnud varem, siis polnud mängijat. Aga Abba oli sulle? Ja Roxette. Selles suhtes, et need olid kuidagi saadavad ja kuidagi need mulle jõudsid koju, et ma mäletan väga hästi, et Roxette oli mul täitsa olemas ka. Väga kihvtid valikud, väga hea. Jaa, tead muusikud, jah. No võt, aga Karl, lähme edasi järgmise küsimuse juurde. Järgmine küsimus. Milline uskumatu asi varastati Jamaikal 2008. aastal? Jamaica. Läru. Ei, see uskumatu on see sõna. Ei, aga uskumatu ongi see, et ta varastati, sest et muidu on kõik nagu saadaval ja kõigile saad aru, mis ma mõtlesin. Kus siin ka, kuule, kui sa juba siin oled, pane kanalile kiire like and subscribe, siis me saame ehitada, vaata, meil siin igast vägevad atribuudid, asjad, kõik vajavad ju tegemist, nii et teeme ühe laheda asja, sina toeta meid, nüüd juba tagasi episoodi juurde. Mis võid ära varastada, või varastatigi, aga mis te arvate, et see võiks olla? Siuke absurdne asi, mis sa mõtled, see ei saa päris. Mõtlegi, mis teeb selle usku nagu... See tõesti on uskumatu. Parlamendi hoone või? Tead sa... Ei, see on sama mõõtmetega asi peaaegu. Jah, võib olla isegi suurem. Suurem isegi natuke. Aga siis hoone või? Ei. Ei olnud hoone. See on seotud ühe suurima musta äriga, mis maailmas on. Aga meil oli küsimus ka selle kohta, mis oli 3. kõige suurem must turg. Ja, aga taaskord Jamaika puhul see on uskumatu. See oleks igas riigis. Sellised juhtud Jamaikal. Oota. Tehniliselt see saaks juhtuda ka Eesti. Sul on hästi palju autosid vaja seda teha. Ühe asjaga seda ära ei vii. Sul järjest käib siukene rodudes ja see tehti üpris kiiresti. Ja selle tulemusena need ärid, mis seal ümber olid, pidid kinni ennast panema. Mis siis mingi järv varastati ära või? No sa ei ole kaugel. Sa ei ole kaugel tõesti. Jõgi, mägi. Mis on järve ümber? Rand. Rand on õige vastus. Tuli ära. Rand varastati ära. Karl, räägi meile sellest. Siis terve rand ja võeti, seal oli need luksushotellide rajoon oli, seal taheti uut ehitada, aga siis terve ranna kogu see liiv, sest liiv on üks kõige suurem mustaturu toode, et ehituse ja selle jaoks, eriti on see hea pehme rannaliiv on kõige parem ehituse jaoks. Ja siis lihtsalt järjest, ja siiamaani ei saadud kedagi kätte ka. Keegi ei saa kätte, keegi ei tea, kuhu see läks, lihtsalt üks päev oli rand, järgmine hommik rand läinud. Ei olnud rand läinud. See oli väga lahe küsimus. Aitäh. Saate punkti. Ja punkt läks punasele. Väga. Nii, aga läheme edasi. Võib-olla vahepeal me küsime ka külaliste käest. Martin, kas sul on mingi endal lemmik huvitav trivia küsimus, mida sul meeldib inimeste käest küsida? Ei ole. Aga aus, sellepärast me siin oleme, me oleme siin küsimusi küsida. Aga Joel, võib-olla sulle. Sul on mingi lemmik fakt midagi, mida sa tahaksid küsida vastastiimi käest? Millega koos on Joel pingpongi mänginud aastal 2010? Ei, selle pingpongi küsimuse tegelikult võiks uuesti küsida. Aga
ei, see on alles hiljuti ühte kuulsat filmi vaatamas. Nii. Ja kuskil oli see ka, et üks väga kuulus laulja on nagu seotud ja siis muusikast. Nii. Et esines ka Tallinnas ja mu pisike õde laulis temaga koos. Ja see on nagu seotud ühe laste lauluga ja maailmaga siuke lähetan ja kes see laulja võis olla? Noh, mees on naine. see on mees. Ta on mees. ma arvan Michael Jackson. Õige. Õige vastus. Aga väga kihv fakt, sinu õde laulis Michael Jacksoniga koos. Aga kuidas see välja nägi? Tallinnas oli kontsert ja ma sain esimesed piletid elus sinna nagu ja siis ma õe, väike pisike õde tema kaudu, ta oli seal Eesti seal laulustuudios oli ja seal, aga ma läksin siukse triki küsimusega, nagu midagi tuletasin meelde, mõtlesin äkki Mürka veel teab seda lugu, aga ta ei teadnud pärast väga palju, kuigi me oleme koos hästi pikalt olnud. Kas ma olen siin küsinud minu seda lemmik spordi küsimust või? Et mis on, eks spordimehed äkki vastavad hästi lihtsalt ära, mis on 3 olümpiaala, kus finišeeritakse selge ees? No, sõudmine. See on 1. Nii. Martin. Ma ei tea, ma arvan. Dressage. See on see keeruline, mida keegi, kuna 3. mida keegi välja ei mõtle ja teine on ka suht lihtne. Üks on see, mis nad hüppavad nende. Saltor ja võimlemine. Kõrgushüppe? Seal ei ole nagu finišijoone ületamist, ei ole. Aga see on igav, sellil ujumine on see lihtne, aga oligi see hobuse kooli sõit on see haige, mida keegi kunagi välja ei mõtle. Aga noh, meil on selline meel. Aga väga äge, teeme Joelile ja Sanderile ka väikse aplausi, väga vastad küsimused. No nii, Karl. Sinu kord järgi teha. Nii, ma teen ühe lihtsa vastusega. See on see ettearvatav vastus. Põhiliselt ma tahan pärast pilti näidata. Kui 1911. aastal Mona Lisa ära varastati, kes oli peamine kahtlusalune? Kes oli peamine kahtlusalune, kui Mona Lisa ära varastati? Autor. Autor. 1911. Ai saanud. Oli mingi see zombifilm. Tuli, tõus. Vampiir Baby. Vampiir Baby, jah. Mõelge selle ajastu peale, kes võiks olla kahtlusalune sellel ajal? Ma näitan teile kahtlusalust. No näita kahtlusal. Võime öelda, et see ei ole õige vastus. See ei ole õige. Aga lähme küsimuse juurde tagasi. Kes oli siis peamine kahtlusalune? Kus kohast ta varastati üldse? See varastati 2 aastat sealt samast Louvrist varastati ära. Ja siis muuseas selle 2 aasta jooksul rohkem inimesi käis vaatamas tühja kohta kui muidu Mona Lisat. Kuule, geniaalne ja peamine kahtlusalune oli varas. Väga hea. Siin juba. Ja see tuli siniselt tiimilt tuli. See on 4+ siis. Ei, ma ei pane kummalegi praegu. No nii. Aga kes on arvesse varas on? See oli mingi kuulus või? Jaa, tõesti tuntud nimi. Kindlasti teate kõik seda nime. Jah. Võime öelda ka, et siis... Ta ei teinud seda lõpuks. Võin öelda. Ja tänapäeval tema kunst on sama väärtus. Rembrandt. Ei, ta oli samal ajal elus, kui see varastus käis. Rembrandt oli varas. Või ma tean, kuna keegi elus oli. Kurat, neid filme on ka vaadatud sellest. Ta lõi oma kunstistiili. Jah. Naaberriigist. Prantsusmaale siis naaberriigist. Picasso on õige vastus. Just nii. Daamid ja härrad, see oli Picasso, teeme sinise tiimile aplausi ka. Tuli punkt ära. Varastisid punkti ära. Nii, ma... Mis vahita? Sa oled uhkend üle? Jaa, praegu küll. Ei peaks olema. Meil on väga tõelised. Me oleme poole peale ja meil on kõik on tülis. Pinge on nõus. Ei ole minu arust Martin Joel, sa pead suht hästi. Väga hea. No nii, Karl, mis sa nüüd meile näidata tahad? Järgmisena ma kohe küsin teilt järgmise küsimuse. Väga hea mõte, nii see saada käib. Mul oli üks pilt veel, aga ma ei leia seda üles praegu. Nii et lähme küsimuse peale. Hoopis selline küsimus. Mida suudavad inimesed, kes on insuldi järel kaotanud võime rääkida, ikka veel teha? Laulda. Ei, vale vastus.
hingata. No jah, aga see ei ole, kuidas ma ütlen, see peab olema see. Vilistada. See on ikkagi suhtlemisega seotud. Jah, vilistamine, tead, ei pruugi olla isegi nii. See ei ole õige vastus, aga mõneti sa oled õigel teel. See on õige vingud. Vaielda. Ei ole see ka. See on siis mingi viis, kuidas häält teha on vastus. Just. Lömiseda siis või kuidagi nagu Mingil tingimusel nagu või mingil põhjusel. vihastada. Unes rääkida. Ei ole see ka. Väga kihvt mõte. Väga hea mõte. Väga hea mõte. Aga see ei ole veel õige vastus. Jaa. Okei, kuidas sa veel häält teed? Või mis põhjustel? Kui valus on hoiata. Valust karjuda või? No see, selles mõttes paljud need, kes suudavad seda, karjad ikka. Vingumine on siuke spetsiifiline. Nad isegi osad saavad seda, kuidas ma ütlen, see ei ole kommunikatsioon, mis nad ei suuda nagu teadlikult kommunikeerida. Norsat. Aga see on ikkagi kommunikatsioon. See on arusaadav. Pilgutamine. Ei, see on häälega seotud. Kõnega seotud ikkagi. Kas sul on mingit vihjet veel või? Või sa oled juba ma ütlen, mul oli küsimus, et miks nad seda suudavad, oleks järgmisena küsimus, aga ma annan vihjena selle. Sest see on teises aju osas toimub see osa, see ei ole teadlik. See on see, mis emotsioonidega tegeleb. See aju osa nagu ei saa vigastada ja siis sealt üks võime on olemas. Mis on emotsionaalne väljendus? Sa oled... Minu meelest ei ole õige vastus läbi käinud. Ei ole veel õiget vastust läbi käinud. See on nutmine ei olnud. Ei ole. Laulmine ütles, see on... Mis on kõige emotsionaalsem selline kommunikatsioon, mis te saab? Kõige emotsionaalsem. Kus sa ikkagi haiku. Mitte teistest tekitad emotsioone, vaid sinus on emotsioon. Äkki on siis naermine või? Ei ole, too ei ole otseselt kommunikatsioon. Joodeldada. Joodeldamiskommunikatsioon. Ta on ikkagi nagu eneseväljendus, spetsiifiline eneseväljendus. Jah. Väga spetsiifiline viis. Ütleme niimoodi, et lähme siis väga lihtsa vihje peale. Ütleme niimoodi, et neid koomikuid tihti peale süüdistatakse sellises eneseväljenduses. Ropendada. Ropendamine on õige vastus. Martin oli kõik punktid ära. Jah, sest see on erinevad ajuosad. Sul on see teadlik ajuosa, mis tegeleb siis kõnega, kus sa saad valida, mis sa ütled. Aga ropendamine protsessib sul selles ajuosas, kus on emotsioonid ja see tuleb mitte tahtlikult. Nad ei saa sellega selles mõttes kommunikeerida. Nüüd ma ütlen lihtsalt roppe sõnu, et see sõna tähendab vasak ja see on parem. Vaid lihtsalt, kui midagi juhtub, siis see ropendus tuleb välja nagu. Suudavad ropendada. Nüüd ma saan stand-up komikutest hoopis paremini aru, jah? Täpselt nii. Aga nii, lähme edasi järgmise küsimusele. Meil on veel aega paariks küsimuseks, nii et vali välja. Nii. Millist üpriski moodsat leiutist kasutavad Mehhiko šamaanid oma rituaalides? Nad asendavad ühte teist asja sellega. Elektroonilist sigaretti. Tahtsin sama öelda, kui see on õige, ma lähen nii närvi. See ei ole õige vastus. See on vanem leiutis kui elektrooniline sigaret. Kuigi ma ei imesta, kui kuskil on mingisugune ülimoodne šamaan, kes seda teeb. Aga see ei ole nagu levinud. See on ikkagi CD-player. Et nad ei mängigi päris trummi enam, vaid nad panevad selle UFO mängija tööle ja... See on sellest vanem, see asi, mida... See on see kassetimängija äkki. Jah, Martini kassetimängija. Ei ole. Šamaan. Teine valdkond, teine kategooria. Ma viin teid sinna Mindspace'i. Vii meid kohale, Karl. Vii meid sõidule. See on see šamaan. Mida see šamaan? Saad sa aru, et vihmametsad põlevad, et saaks seda sitta teha? Pange oma kuradi AI-d ära, täiesti haige. Näed, Joel ütles, et ilus pilt on. Täpselt. Nii, mis nad said siis seal? Mida ju šamaanid kasutavad? Ongi siis on need rapeed, mis nad teevad. Elektriline konservi avaja. Ei, see on midagi, mida nad tarbivad. Et saada, viia ennast õigesse siis meeleseisundisse, et šamaani rituaal saaks. Ei ole see. Piipu. Ei ole piipu. Välgumihklit. See on üks läbi suu käib see asi. See on asi, millel ei ole otseselt nagu vanuse piirang. Jah, mulle väga meeldib. Tahaks praegu ka. Coca-Cola. Õige vastus.
Tuli ära. Punasele tiimile punane bränd tuli ära. Siis asendab kohalikku suhkrujooki, mis oli kohalikust materjalidest tehtud, aga see protsess ja teha oli liiga pikk ja see taim on ohus ja mis iganes, et siis lihtsalt võeti Coca-Cola ja käib küll. Väga mugav. Käib küll. Nii, aga ma arvan, et me teemegi nüüd saate eelviimase küsimuse. See on päris huvitav küll tegelikult. Ma tegin eelmine nädalavahetusel, tegin ütleme siis 6 rummiga šamaani rituaali. No nii, Karl, aga mis on meie saate eelviimane küsimus? Eelviimane küsimus on selline küsimus, et 2019. aastal said inimesed Burger Kingi Whopperi tellida 1 sendi eest, nende burger, Whopperi 1 sendi eest. Selleks oli ainult üks tingimus. Mis see tingimus oli? 1 sendi eest said tellida, aga sa pidid ühe tingimuse täitma. Mis see tingimus oli, et saada 1 sendi eest burger endale? 2019 aasta. Turuunduskampaania. Mina arvan, sa pidid postitama pildi sellest või video või midagi. Nagu enne või pärast söömist. Enne ja pärast söömist. Enne pärast tellimist tahtsin öelda, söömine teeb selle väga eboloogiliseks. See on väga teine kategooria, mõtlesin tellimist. Ma arvan, et sa pidid 1 sendisega maksma. Ja tänapäeval Eestis on see raske, aga Ameerikas on üks sent olemas. See oli jah 1 See oli seoses mingi nende rivaaliga või? Nagu nad ikka Pepsi ja Coca, midagi McDonald'siga seoses on ju? Võib-olla. Okei. Võib-olla. Mis see siis? Ma ei ütle midagi. Aga võib-olla. Nad pidid alla kirjutama millega, et nad ei lähe kunagi Mäkki sööma või? See huvitav, aga ei. Päris see. Me oleme õigel teel. Me oleme õigel teel, sa oled veits nagu jah, te kompate seda õiget piiri. Ma ütlen siinkohal, et see oli äpist. See töötas ainult äpis. Siis Burger King äpis, seal said tellida endale söögi ja siis see töötas ainult äpis. Ma ei ole nende äppi näinud kunagi. Aga mitte. Ameerikas on vist teine, aga meil sa ei saa tellida. Mitte, ma teaks kõiki kiirsöögi äppe. Aga anna üks hea vihje neile. Ütleme niimoodi, et siin moodne tehnoloogia oli väga tähtis ja üks tähtsam, ma ütlen kohe, GPS oli väga tähtis siin. GPS oli väga tähtis osa sellest. Sa pidid minema mingi Mäkki juures sööma või? Mitte sööma, aga... Prügi viima sinna või? Viskad sellega. Väga naljakas. See on nagu mina teen seda, vaata, et ma käin osades Eesti tanklakettides, käin sital ja vett ei lase. Väike buss sinna. Ma olen peale sind sattunud vist sinna. Ma arvan, et sa pidid selle burgeriga minema ja seal pilti tegema konkurentide juures. Ei pidanud. Ma ei tea, miks ma nii sassiks mõtlesin. Pidid selle asukoha ära märkima? Millises sa nagu käisid? Milles? Millises selles? Kus sa tellid seda? Ei, see läks valesti. Ma arvan, et ütle mingi vastus ära. Sa pidid McDonald'si, GPS-iga McDonald'sis pidid olema ja tellima siis Burger Kingi. Siis sa said 1 sendi eest, et kui sa läheb Mäkki tellid ära, siis läheb Burger Kingi järgi. Just nii. Nii et õige vastus oli siis jah, pidid McDonald'sis selle tellima. Nii, aga enne veel, kui me läheme saate viimase küsimuse juurde, saade läheb eetrisse 28. juuni ja teile 28. juuni, kuidas on midagi, millega rahvas peaks tegelema 28. juuni? Ei tea, ma loodan, et kõik on jaanipäevast ellu jäänud ja talvejopped on nurka visatud. Vaadake ikkagi YouTube'ist koomikude küsimused. Ma olen kuulnud päris palju head. No täpselt nii. Halba ka, aga head rohkem. Joel, kuidas inimesed saavad kursis olla sinu tegemistega? Kuidas saavad inimesed kuidagi toetada? On mingid ägedaid tegemisi, mida sa tahaksid promoda? Ma ei tea, nad võivad mu ka sinna jalka MM-ile tulla USA-sse kaasa, et jälgida. Ma lähen sinna. Väga äge. No siis me teame, vähemalt on ühte eestlast ka oodata, kui vaadata seal äkki ka kuidagi jooksed hullunud fännina. Ma loodan, et sina ja Snoop. Taga on silt ka, et äkki sealt midagi tuleb. Väga hea. Sponsor paneb igale poole üle alla. Sander, 28. juuni on rahval aeg minna teatrisse. Me vist oleme täna juba, kas me oleme Võsul juba? Järgmine päev on Võsu. Ehk siis algab Eesti suve kõige olulisem meelelahutussündmus Huumoriklubi suvetuur kuskil ilusas kohas ranna lähedal, sinu lähedal. Tule ka, sest pärast sügisel kõik räägivad, et oh my god, nii äge oli. Ja mõtle, kui sa ei tulnud. No võt.
Me valime kohti, kus on konditsioneer. Väga armas. Nii, aga Martin, on sul midagi, mida sa tahaksid Eesti rahvale öelda, midagi promoda? Rahulikult ja külastage Pranglit. Väga hea üleskutse. Võtke rahulikult ja külastage Pranglit. Kuulsite siit. Aga mis te veel siit kuulete, on meie saate viimane küsimus. Nii, teeme siis spordiküsimuse lõppu. No nii. Millises peaaegu olümpiaspordis pidi tegema keerutusi, hüppeid ja saltosid? Breakdance. See juba on olümpial vist või? See juba on nüüd, jah. Peaaegu olümpiale. Peaaegu olümpiala. See oli kõige vaadatum siis demonstratsioon spordiala 92. ja 88. aasta olümpiamängudel. See oli demonstratsioonisport, et ta ei jõudnud päris olümpiaspordiks, sellepärast ma ütlesin peaaegu. Ja siiamaani pole? Ei, selle populaarsus langes. Kas selles on häid eestlasi? Ei. No siis nüüd kõik spordid alles. Jalgpallurid, no jalgpallu, jah. No tollega on meil täitsa vastu. Ei no, aga kui sa värava lööd, siis sa ikka ju teed igasuguseid trikke seal. Jah, minu kehaga nüüd saltos ei saa teha. Joel, mis oli sinu kõige süke, mis sa ise arvad, et oli su kõige süke signatuur tähistamine, kui värav tuli? Näpp üles. Näpp üles? Jah. Väga õige. No nii, aga mis te arvate, mis spordiga oli tegu siis? Ja seal on saltod, hüpped. Kui ma ütlen aastat, see oli 88, 92, need taliolümpiad olid. Taliolümpiaala. Ja ütleme niimoodi, et sarnaseid asju on tegelikult päris palju. Oota, kas see on selle kuradi suure mäe lihtsalt see loll suusahüppevõistluse? Ei ole, mäest alla tehti küll seda, aga see ei olnud hüpe. Seda tehti natukene mäest alla, aga sa läksid natukene alla, aga ta oli ikkagi üpriski lamedal pinnal toimus. Et teha selline. Sellest on nagu liiklen videoid ka võib-olla. Ma mõtlen äkki kuidagi tuletada midagi, aga ma ei tea, võib-olla läheb mööda. Ta on hästi spetsiifiline. Jalgrattaga võis ka olla selle. Et keeruksid hüpped ja salt vahet ei ole, no. Mingi kuradi jalgrattaga, puraaniga, ma ei tea kuradi. Ma arvan, paneme vihje mängu. Ma teen suure vihje teile. No. Telekat kinni. Nii, aga millega ballett? Mille? Jääb suusaballett. Suusaballett on õige vastus. No nii. Vähemalt üks spordimees on ka siin. Ja ikka olid head küsimused ja ikka olid lõpuks head küsimused. Ei, ma ei ole ühegi nende punkti üle õnnelik. Aga see on Karl mind nagu linnukest toidab. No, aga vähemalt on põhjust olla õnnelik sellegi poolest, sest et tänase saate on võitnud ei keegi muu kui Punane Tiim! Enne veel, kui me saate lõppenuks kohe, me tuletame teile meelde, pange videole väike like, pange meie kanalile subscribe, et me saaksime veel ja veel kasvada. Aga nüüd teeme suure aplausi meie kõigile osalistele. Meil oli sinine tiim Joel Lindpere ja Teele Viira. Meie võitjatiim, Punane tiim, Sander Õigus ja Martin Müürse. Meie küsimuste meister Karl-Alari Varba. Mina olin Kaspar Lukervill ja aitäh, et vaatasite. Juhei! TV